Nüüd ma olen rannast koju jõudnud. Nüüd hakkame Mr. Tripsaps-trulli mängu. Ja siin koti sees on need samad kivid, mis me korjasime koos rannast. Selle koti jaoks, kuidas seda teha, läheb vaja sul paela, riiet, kääre, markereid, veekindlaid. Ja et me saaksime siia peale ilusa välispinna, nagu siin, peame selle teistpidi keerama. Järgmisena me peame võtma ühe suure praetaldriku ja asetama selle siia peale. Ja siis võtame ühe musta markeri. Kindlasti, kui sa hakkad tegema veekindla markeriga, peab sul olema laual see kate all, et see ei määriks lauda. Järgmisena käime ringi. Tehtud. Nüüd peame võtma väikse taldriku. Võtame nüüd väikse taldriku ja asetame selle ringi keskele ja teeme samaskuse tiiru. Ma sain nüüd selle valmis. Ja nüüd, kui me selle ära võtame, on siin ilusad 2 ringi. Järgmisena ma lõikan selle välja. Nüüd me joonistame siia skeemi. Joonistasin väikse ringi sisse Tripsaps-trulli ruutustikku. Nüüd ma tegin iga 2 sentimeetri tagant siia väiksed kriipsud ja nendega ma lõikan kääri otsaga need auguks. Võtame nüüd ühe ilusa nööri ja ajame läbi nende kõikide aukude. Nüüd ma ajasin kõik need nöörid ajasin nüüd aukudest läbi ja nüüd me tõmbame need täpselt ühe pikkuseks. Nüüd proovime kivid sisse. Ja tõmbame siis selle kokku. Päris suur tütt oli. Tõmbasime kinni ja nüüd teeme ilusa lipsu. Natuke veel sätin seda, et see oleks hästi ilus. Ja võt nii lihtne oligi pisikese Tripsaps-trulli koti tegemine. Kott on valmis, siis teeme Tripsaps-trulli kividele ristid ja ringid peale. Alguses tuleb jagada niimoodi, et sa jagad 5-5. Nüüd ma jagasin 5-5, nendest tulevad ristid ja nendest tulevad ringid. Ja ma saingi valmis. Nüüd ja kui te soovite teha, siis tehke palju lahedamad mustrid, sest siis on palju põnevam ka mängida. Ühed tehke siis valgega ja teised mustaga, aga kui teil pole valget ja teil on ainult must, siis te võite mõlemad teha ka sama värvi. Nüüd paneme siis koti kinni ja võtame randa kaasa. Head aega teile kõigile!